Tere tulemast hommikupalusele. Täna hommikupalusel mul on abiline. Siin poeg Vahvus, 6-aastane, üks siis 5. Nii nagu käel on 5 sõrme, on 5 last. Ja täna on poeg kaasas, kuna on hambaarsti aeg täna. Ja siis hambaarst on Tallinnas. Võtsin kaasa. Aga ma alguseks loen siis sobiva kirjakoha tänase teemaga, mis ma leidsin siis enda arust olema sobiva. Galaatlaste kirjas. Ei on korintlaste kirjas. Esimese Korintlase 12. peatükist loen. Sest ihu ei ole üks liige, vaid paljud liikmed. Kui jalg ütleks, et ma ei ole käsi, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Ja kui kõrv ütleks, et ma ei ole silm, siis ma ei kuulu ihusse. Kas ta sellepärast ei kuulu ihusse? Kui kogu ihu oleks silm, kuhu jääks siis kuulmine? Kui kogu ihu oleks kuulmine, kuhu jääks siis haistmine? Aga nüüd on Jumal seadnud iga üksiku liikme ihu külge, nõnda nagu tema tahtis. Kui aga need kõik oleksid üks liige, kuhu jääks siis ihu? Nüüd on aga küll palju liikmeid, kuid üks ihu. Ent silm ei või öelda käele, mul ei ole sind tarvis. Või jälle pea jalgadele, mul ei ole teid tarvis. Vaid hoopis vastupidi. Need ihuliikmed, mis tunduvad olevat nõrgemad, on tingimata vajalikud. Ja neid, mis meil ihus tunduvad olevat autumad, ümbritseme erilise auga ning oma näotuile liikmeile anname rohkem nägusust. Siin räägib siis erinevatest ihuliikmetest, käsi, jalg, silm, kõrv, aga võrdum inimestest. Et me inimesed kõik oleme olulised ja olulised üksteisele, sest me kõik oleme erinevad oma võimete oskustega ja nii me saame üksteise siis puudusi katta oma erinevustega. Ja siit edasi laulame nüüd 2 laulu. Vahvus, tule siia kõrvale. Istu siia kõrvale, saab ka laulda. Tule, joo, püsi paigal ka. Rohkem korraga ei maksa võtta. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Olen õnnelik, ei ta mind jätta, kõikjal saadab pinta armupilt. Tahan tõotat ikka muret kanda, igal ajal oma laste ees. Lubab kõik, mis vaja mulle anda, ta võib päästa iga häda ees. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Isa sülle tahan mure mahata, tema teab ja tema suudab kõik. Kui ma kuskilt poolt ei leia abi, tume tuulevik on minu ees. Isa käsi viib mind kõigest läbi, see mu ainus lootusega see. Rohkem korraga ei maksa võtta, kui üks päev, üks ainus silmapilt. Isa sõna seisab kõikumata, tema arm on kindel varjupaik. Jää nüüd üsta vaikseks minu süda, ära enam nõnda mures käib. Tema peale südames sa looda, ei sind Jumal unustada või. Vahvusel on ka esinemis
soov. Ma mäletan, kui mina olin väike, ma ei tea, tõenäoliselt väiksem kui Vahvus, ma arvan, 4-aastane. Elasime Lasnamäe korteris, meil oli 3-toaline korter. Mäletan sellist momenti, tulid külalised külla. Ja et tähelepanu saada, justkui nagu ihkasin tähelepanu, siis võtsin endalt palju riideid vähemaks ja jooksin siis külaliste eest niimoodi ringi. Et nemad mind märkaksid ja nad siis mulle tähelepanu pööraksid. Nii, oota Vahvus. Ja saad laulda küll. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Kas sa seda laulu oskad? Ei oska. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Varsti üsna pea saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Kaavad pisarad, saame näha kuningat. Kaavad pisarad, saame näha kuningat. Kaavad pisarad, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Surma on võidetud, saame näha kuningat. Surma on võidetud, saame näha kuningat. Surma on võidetud, saame näha kuningat. Halleluuja, halleluuja, saame näha kuningat. Surm on võidetud, saame näha kuningat, oli värskelt suurreede, oli ülestõususpühad ja ülestõususpühad ongi Jeesus tõusis surnuist üles. Ja kus sai siis surm võidetud? Vahvus, tule siia. Vahvus, 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 istu siia ja ära lolita, muidu ma pean su ukse taha saatma. Kas saadan ukse taha või? Istu siis korralikult, ära lolita. Nii, edasi lähen sõnumi juurde. Jagan teile täna ühte lihtsat lugu sõrmedest, kes omavahel arutlesid. Ühel päeval hakkasid käesõrmed omavahel vaidlema. Pöial ütles, mina olen kõige tähtsam, sest ilma minuta ei saa midagi korralikult haarata. Nimeti sõrm vaidles vastu, ei, mina olen kõige tähtsam. Mina näitan teed ja juhatan. Keskmine sõrm sirutus pikaks ja ütles uhkelt, vaadake mind, mina olen kõige suurem. Sõrmuse sõrm lausus vaikselt, mina kannan kõige kallimaid tõotusi. Ja väike sõrm sosistas, võib-olla olen mina väike, aga ma olen alati teiega kaasas. Nende vaidlust kuulates ütles käsi lõpuks, igaüks teist on oluline. Üksi ei suuda te teha seda, mida koos suudate. Alles siis, kui te töötate üheskoos, saab käsi teha head, aidata ja hoida. See lugu kõlab nagu laste jutt, aga tegelikult peegeldab see midagi väga tõsist ja väga inimlikku. Ja kõik teame, et töö, mida politsei ja piirivalve ametis tehakse, ei ole kunagi ühe inimese töö. See on meeskonna töö. See on usaldus. Kahvus näitab, et saab ilma pöidlata ka haarata, aga ärgemalt. Et see on siis politseis meeskonna töö, mis me teeme. See on usaldus, see on teadmine, et iga roll, ka see, mis tundub väike, on tegelikult hädavajalik. On muidugi ka mehi ja naisi, kellel sõrmi pole, kellel pole käsigi. Siis nende ülejäänud keha on tavaliselt palju painduvam ja jalad ka palju osavamad. Joonistavad jalgadega, kirjutavad jalgadega, mõni siis sõidab isegi autoga jalgadega. Kuna jalgadega nad teevad võimalikult palju kätetööd ära, kuid on asju, mida nad ei saa teha, kuna käed ja sõrmed puuduvad. Nendes kohtades aitavad siis need, kellel on käed ja sõrmed. Täna aga vaatame korraks iga sõrme eraldi, mitte selleks, et anatoomiat õppida, vaid et mõista, kuidas igaüks neist kannab endas üht inimlikku tõde.
Peal on ainult sõrm, mis liigub teistest eraldi. Ilma pöödlata ei saa me midagi kindlalt haarata. Meie seas on inimesi, kes annavad teistele tuge. Nad on need, kelle peale saab loota. Nad hoiavad meeskonda koos. Nad ei pruugi olla kõige nähtavamad, aga ilma nendeta ei püsi miski paigal. Mul oli kunagi armas tädi, kes eelmine aasta lahkus siit ilmast. Ta oli suguvõsas oluline lüli, sest tema mõtles sellele, et sugulased omavahel kokku tuleksid ning korraldas selleks erinevaid üritusi ja see aitas meil suguvõsa paremini koos hoida. Kui pöial on haige või puudu, on ka käsi nõrgem. Nimetisõrm on see, millega me osutame, vajutame, valime. Ta on täpne. Meie seas on inimesi, kes aitavad näha suunda. Nad on analüütikud, otsustajad, need, kes märkavad detaile. Nad aitavad teistel mõista, mis on oluline. Kunagi töötasin kaitseväes ning minu lahingupaariline oli meeskonna veebel. Temal oli ainult märgata detaile, mida teised ei toonud esile. Tal oli ka kogemusi mitmetelt missioonidelt ning oskas hästi analüüsida, mida, miks ja kuidas me peaksime mingeid asju meeskonnas treenima või tegema. Ja ma tundsin ennast tema kõrval ka üsna kindlana, sest nägin hästi tema kogemuste pagasit. Kui nimetisõrm oli vigastatud või on vigastatud, muutub kõik kohmakamaks. Nii on ka siis, kui need, kellel on selge pilt, kaotavad oma teravuse. Keskmine sõrm on kõige pikem, ta aitab ulatuda sinna, kuhu teised ei küüni. Meie seas on inimesi, kes näevad kaugemale, strateegid, visionärid, need, kes julgevad küsida, aga mis siis, kui prooviks teisiti. Kui keskmine sõrm on haige, kaotab käsi tasakaalu. Nii on ka siis, kui need, kes näevad kaugemale, kaotavad lootuse. Sõrmuse sõrm on seotud tõotusega, aga ta aitab ka teha peenemaid liigutusi. Meie seas on inimesi, kes hoiavad suhteid, loovad rahu, toovad harmooniat. Nad on need, kes panevad meeskonna hingama ühes rütmis. Meil koguduses on pastori abikaasa ka, kui võrreldav sellega, et ta on hästi vaikne, hästi rahulik ja kui ta on kohal koguduse teenistusel, siis seda rahu on nagu tajuda, mida tema seal loob oma vaiksuse tagasihoidlikkusega. Aga kui sõrmuse sõrm on haige, muutuvad peened liigutused raskeks, nii on ka siis, kui need, kes loovad ühtsust, kes saavad haiget. Väike sõrm tundub kõige väiksem, aga ilma temata kaotab käsi kolmandikku oma haarde jõust. Meie seas on vaiksed, tagasihoidlikud inimesed, kes ei tõsta häält, aga kelle kohalolu loob turvatunnet. Nad märkavad, kuulavad, hoolivad. Kui väike sõrm on haige, muutub kogu käsi kohmakamaks. Nii on ka siis, kui need, kes toovad inimlikkust, on ise haavatud. Ma olen õppinud lapsepõlves plokkflööti ja klaverit ning seal nende pillide juures on iga sõrm oluline. Plokkflöödis muidugi üks sõrm on rohkem ilu pärast, see väike vasaku käe sõrm. Aga miks on oluline, et iga sõrm, iga inimene oleks terve? Sest iga üks meist kannab endas midagi, mida teised ei kanna. Kui üks osa meeskonnast kannatab kogu meeskond. Kui üks osa on tugev, saavad teised toetuda. Siin töös on see eriti selge. Töö puudutab turvalisust, elu, inimväärikust. Selleks on vaja tervet meeskonda ja terveid inimesi. Värskelt tulime läbi pühadest nagu suur reede ja ülestõusmispühad. Kristlikus traditsioonis on suur reede päev, mil Jeesus suri. See on päev, mis räägib valust, ebaõiglusest, ohvrist. Paljud ka mittekristlased leiavad sellest loost midagi, mis kõnetab. Sest valu ja ebaõiglus on universaalsed. Aga lugu ei lõppe sellega. Ülestõuspühad räägivad uuest algusest, lootusest, et pimedus ei ole viimane sõna. Isegi kui inimene ei pea end kristlaseks, on selles sõnumis midagi, mis puudutab kõiki. Et katkine saab terveks, et lootus võib uuesti tärgata
et elu võib alata uuesti. Nii nagu käsi vajab igat sõrme, vajab maailm iga inimest. Mitte ühtki meist ei ole loodud juhuslikult, mitte keegi ei ole liiga väike või liiga katkine, et tema elu ei võiks kanda tähendust. Kristlik usk ütleb, et Jumal näeb iga inimest, tunneb iga inimest, kutsub iga inimest. Mitte sundides, vaid kutsudes. Seetõttu tahan täna öelda lihtsalt nii, kui sa tunned, et vajad uut algust, see on võimalik. Kui sa tunned, et tahad leida sügavat tähendust, see on leitav. Kristuse lugu on kutse elule, mis on tervem, sügavam ja kantud lootusest. Iga inimene on väärtuslik ja igaüks meist on osa millestki suuremast. Aamen. Kus püsi siin, ole siin. Ja nüüd laulame laulu Oma rahu annan teile. Tee lillele pai. Oma rahu annan teile, oma rahu jättan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jättan ma, oma rahu annan teile, oma rahu jättan ma, ei ma ilm või rahu anda, oma rahu jättan ma. Nüüd saame ühiselt paluda mees ja palve. Jääme palvesse. Kus tule siia, äkki teed midagi veel. Nii, tasakesi. Meie isa, kes sa oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ja ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meil oma rahu. Jumala isa, poja ja pühavaimu nimel. Aamen.